Armsad sõbrad, tänase paastuaja 4. pühapäeva pühakirja lugemise me leiame Apostel Peetruse esimesest kirjast. Need on 3 salmi selle kirja 2. peatüki algusest. Apostel ütleb siin nõnda. Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks. Nagu äsja sündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, kui te olete tunda saanud, et issand on helde. Apostel Peetrus pöördub siin kristlaste poole, iseäranis nende kristlaste poole, kes on tulnud usule ja ristitud üsna hiljuti, manitsusega teha midagi, mis peaks olema täiesti enesestmõistetav. Panna maha kogu kurjus, kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks. See tähendab pöörduda ära kõigest sellest, mis on halb ja vale. See peaks olema enesestmõistetav. Kui me tõlgiksime kreeka keelest otse, siis õigupoolest ei alga see salm mitte käskiva kõneviisiga, vaid pigem tõdemusega. Olles nüüd pannud maha või pannud ära kõik kurjuse ja kavaluse ja nõnda edasi. See on midagi, mis kristliku elu juurde kohe mingil kombel ei kuulu. See on midagi, mida ei peaks meile isegi ütlema. Me oleme saanud kristlasteks, me oleme tulnud usule Jeesusesse, Kristusesse, kelles on saanud avalikuks Jumala täiuslik headus ja armastus. Me tahame teda järgida, sest me teame, et see on õige, et see on hea, et see on kooskõlas selle lõpmata tänuga, mida me oleme kutsutud talle tooma selle eest, et ta on meid päästnud, et me oleme lunastatud. Me lihtsalt jätame kogu kurjuse, kõik selle, mis on halb selja taha. Nüüd on oluline enda käest küsida, kas me ka tegelikult oleme seda teinud. Kõigepealt ma tahan märkida, et Peetrus on siin kompromissitu. Ta ei ütle, et me peame nende asjade vastu võitlust alustama, nendega maadlema. Ta ütleb, et need asjad tuleb lihtsalt maha panna, need tuleb jätta selja taha. Ei mingit poolikut rehkendust, ei mingeid kompromisse, ei mingit natukene vähehaaval, ei korraga. Kas see on võimalik? Jumalale on kõik võimalik. Meile, inimestele, meie langenud loomuse, rikutuse ja nõtruse tõttu oma jõust, oma tahtest kindlasti mitte. Aga me ei ole siin ju üksi. See ei olegi meie jõud ega meie tahe, vaid see on Jumala vägi. See on Jumala päästev arm, mille läbi ta on meid uuesti sünnitanud. Apostel Peetrus räägib oma kirja 1. peatükis sellest, kuidas me oleme uuesti sündinud Jumala sõna kaudu. Me oleme uueks loodud. Jumal on see, kes meid puhastab ja pühitseb. Tema kätte me peame ennast andma ja temale me ei tohi oma lihahimusid, lihatahet järgides vastu hakata. Jumala kutse, Jumala tahe on selge. Jumal on täiuslik, Jumal on valgus, temas ei ole mingit pimedust ja meie oleme kutsutud olema maailma valguseks. Meie oleme kutsutud olema maa soolaks ja see tähendab, et me ei tohi olla rikutud. Me ei tohi minna tuimaks, maitsetuks, sest sellist soola ei ole kellelgi tarvis. Aga veel kord ma rõhutan, see ei ole mitte meist endist, vaid see on Jumala vägi, mille kätte me
peame ennast andma ja mis meid aitab, mis meid uuendab, mis meid puhastab, uuesti sünnitab ja pühitseb. Aga siin on tähtis teha see põhimõtteline otsus või meelemuutus. Kõik kuri peab olema maha pandud, see peab olema selja taha jäetud. Jah, ma kordan veel, meie ise oma jõust seda ei suuda. Ja see ei ole mitte selline tingimus, mille Jumal meile esitaks, et me võiksime üldse tulla tema juurde, nii nagu minu käest mõni aeg tagasi keegi küsis, kas enne seda, kui mind ristitakse, pean ma olema juba täiuslik. Ei, see ei ole nii. Jumal armastab meid, Jumal võtab meid vastu. Ta on läkitanud oma poja just nimelt patuseid päästma. Ja need me olemegi. Me ei pea seda ütlema mitte uhkusega, mitte selle üle rõõmu tundes, vaid lihtsalt reaalsust tunnistades. Jah, sellised me olemegi, aga me oleme kutsutud millekski palju enamaks, millekski hoopis muuks. Mitte jätkama seda elu, mis sõdib Jumala armu, halastuse, headuse ja armastuse vastu, vaid mis on sellest juhitud ja kantud. Kõik kuri peab maha jääma. Kõik kuri tuleb endast ära panna. Apostel Peetrus täpsustab siin ka, ta toob esile mõned vahest kõige olulisemad, aga võib-olla ka kõige ohtlikumad ja kõige sagedasemad pahed, millest me peame otsustavalt lahti ütlema ja vabanema. Ta nimetab kavalust, õigem oleks ehk tõlkida salakavalus, see on selline kavalus, millel on eesmärk midagi saada, enamasti teiste arvel. Ta nimetab silmakirjatsemist, võiksime öelda ka teesklemist, see on ebasiirus, see on see, kui me püüame näida kellegi teisena, kui me oleme, kui me teeme inimeste või ka Jumala ees head nägu. Me teame, et Jumala ees ei ole sellel kindlasti mingit tulemust, sest Jumal näeb meid läbi, aga kui meil inimeste ees see peaks ka teinekord õnnestuma, siis hea ei ole see sellegi poolest, kuna see rajaneb valel. Ja me ei saa rajada oma suhteid mitte kellegagi valele. Me peame suutma üksteist usaldada ja olla ka ise usaldusväärsed. Olla need, kes me näime olevat ja näima nendena, kes me tegelikult oleme. Silmakirjatsemine on üks väga ränk pahe. Jeesus kõneleb sellest ka mitu korda ja ütleb, et silmakirjatsejate osa on seal, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine. Ta hoiatab meid selle eest. See, kui sa püüad näida kellegi teisena, kui sa tegelikult oled, on mitte ainult teiste inimeste, vaid ka sinu enda petmine. Sest et see takistab sul või võtab sult ära motivatsiooni saada selleks, kelleks sa tegelikult oled kutsutud saama. Olla see, kes sa tegelikult peaksid olema. Sa ainult näid, sa ainult teeskled. Aga ühel hetkel pead sa tunnistama tõtt. Pead sa tõepoolest vaatama peeglisse, seistes Jumala kohtujärje ees. Ja seal tuleb esile kõik see, mida sa oled siiani ehk suutnud varjata. Seal saab kõik selgeks. Ei maksa püüda ennast petta arvamusega, et ma olen midagi muud, kui ma tegelikult olen. Oma olemust tuleb endale reaalselt tunnistada. Ja kui me näeme, et selles on midagi, mis meile ei meeldi või mis kindlasti ei meeldi Jumalale, siis tuleb sellega Jumala armu abiga tegeleda. Mitte jätkata elamist vales. Sest nagu öeldud, ühel hetkel saab aeg otsa ja siis tuleb kõik esile.
ja siis on juba hilja midagi ette võtta. Nii et silmakirjatsemisest loobumine, hoidumine ei tähenda tegelikult mitte ainult teistele valetamise lõpetamist, vaid eeskätt iseendale valetamise lõpetamist. Ja see tähendab seda, et me peame püüdma muutuda nendeks, saada nendeks, kelleks me tegelikult oleme kutsutud saama, kes me tegelikult peaksime Jumala tahte kohaselt olema. Jumala armu abiga, ma ei väsi seda kordamast, aga algus peab olema selles, et me kõigepealt loobume püüdmisest valetada Jumalale, teistele inimestele valetamisest ja iseendale valetamisest. Edasi nimetab Peetrus siin kadedust või kadetsemist ja selle all me võime mõista just nimelt seda kurja himu, mida nimetatakse ka 10. käsus. Me ei tohi himustada seda või teist. See kuri himu on selline mõtteviis, mis ei väljendu mitte niivõrd selles, et ma tahaksin, et mul oleks midagi, mis on ka teistel, vaid kui minul ei ole, siis ärgu olgu temal ka. See on halva soovimine teistele inimestele. See võib olla seotud mitmesuguste materiaalsete hüvedega, aga ka mingite muude asjadega, näiteks sellega, kui kellelgi läheb hästi, kui keegi on armastatud, keegi on kuulus, kellelgi õnnestub miski, mis minul ei õnnestu, või kui keegi on lihtsalt hea inimene. See on nii kummaline, et headus inimestes võib tekitada teistes mitte ainult imetlust ja armastust, vaid ka kadedust ja viha. Sest et selle teise inimese kõrval sa tunned ära oma puudused, oma patud, oma küündimatuse. Ja kui see on seotud või segunenud kadedusega, siis tõepoolest sa mitte ei püüa sellest teisest inimesest eeskuju võtta, vaid hakkad teda lausa vihkama. Miks ta on siis nii hea, nii täiuslik, nii püha, nii puhas? Selle asemel, et küsida, mis minus peaks muutuma, kuidas see, mis minus peaks muutuma, võiks teoks saada. Kadedus, see kuri himu, mis toob endaga kaasa teistesse halvasti suhtumine, see on midagi kohutavalt mürgitavat, mis rikub nii paljusid inimsuhteid. Ja me kõik teame seda, eks ole. Inimsuhteid rikub ka see viimane, mida Peetrus siin nimetab, keelepeks või tagarääkimine, teistest halva rääkimine. Ma arvan, ma ei pea hakkama pikemalt seletama, mis see on ja miks see on midagi sellist, millest me peaksime ilmtingimata lahti saama. Aga pigem ma palun teil kõigil nüüd ausalt oma enda südametunnistuse ja Jumala ees tunnistada, kuidas meie elus nende asjadega ikkagi on. Ma ütlesin, et Peetruse jaoks on see täiesti enesest mõistetav, et me kõik kogu selle kurja maha paneme. Olles nüüd pannud maha, oleks kreeka keelest otse tõlge. Kõik kurjuse ja nii edasi. Kuidas siis meie elus tegelikult on? Kuidas meie elus on lood kavaluse või salakavalusega? Kuidas meie elus on lood silmakirjatsemisega? Kuidas meie elus on lood kadedusega ja teistesse inimestesse sellepärast halvasti suhtumisega, et nad on kuidagi paremad kui meie või neil läheb kuidagi paremini kui meie? Nad ei pruugi üldse süüdi olla kuidagigi selles, et meil läheb kehvemini või me oleme nendest halvemad. Aga mingisugune selline pime jõud meie sees paneb meid neisse halvasti suhtuma ja tõepoolest mitte lihtsalt kadedusega, vaid lausa vihaga nende peale vaatama.
ma kardan, et see on midagi, mis ei ole meile kellelegi päris võõras. Rääkimata siis sellest viimasest keelepeksust ehk teiste inimeste taga rääkimisest. Kui palju on meie elus kahjuks seda, mida seal ei peaks olema. Ja kui me oleme jõudnud nüüd paastoajaga keskpaika, siis see on hea meeldetuletus. Need on esimesed asjad, millest me peaksime mitte ainult paastuma, vaid tõepoolest täielikult vabanema ja lahti ütlema. Ütlema ei. Ja kui me mäletame seda viimast korda, millal me kedagi kadestasime või kellegi ees silma kirjatsesime või kavaldasime või kedagi taga rääkisime, siis me peaksimegi endale ütlema, see oligi nüüd see viimane kord. Kas me suudame seda? Kas me vähemalt tahame seda? Kas me oleme valmis, kas mina olen valmis endale ütlema, see viimane kord, kui ma tundsin kellegi suhtes kadedust, kui ma kellegi ees kavaldasin või silma kirjatsesin, kui ma kellestki halba rääkisin, ongi viimane kord. See ongi nüüd selja taga. See ongi nüüd maha pandud. Nii nagu see peaks olema kõigi kristlaste puhul enesestmõistetav. Selle asemel, ütleb apostel Peetrus, peab olema hoopis igatsus või ihalus, janu selle järele, mida ta nimetab siin meie eestikeelse tõlke järgi vaimulikuks selgeks piimaks. Seda tuleb natukene seletada, sest et originaalis kreeka keeles tarvitatakse siin selliseid sõnu, mida ei olegi niisama lihtne otse tõlkida. Kõigepealt see vaimulik. Selle koha peal tarvitatakse sellist sõna kreeka keeles, mis seisab Uues Testamendis ainult 2 kohas. Teine koht on apostel Pauluse kirjas roomlastele 12. peatüki alguses, kus apostel räägib sellest, kuidas me peame andma ennast Jumalale üle, otse kui elavad ja talle meelepärased ja pühad ohvrid. Ja siis ta ütleb, et see peaks olema meie mõistlik jumalateenistus. Mõistlik on seal see sõna tõlgitud. Siin on see tõlgitud vaimulik. See sõna tuleneb kreeka keeles sõnast, mis tähendabki sõna. Ja nii näiteks meie kõige vanemas terviklikus piibli väljaandes 1739. aasta piiblis öeldakse siin Jumala sõna piima. Jumala sõna on see, kust see toit, mida me vajame, otse kui äsja sündinud lapsed, pärineb või välja voolab. See vaimulik või mõistlik või vaimne piim, see on Jumala sõna piim. Seda me vajame, seda me peame igatsema, selle järele me peame janunema, nii nagu äsja sündinud lapsed. Ja see piim peab olema selge, nagu siin öeldakse, mina ütleksin puhas, rikkumatu. Meie veidi vanemas piibli tõlkes öeldakse täis piima. Ja siin mõeldaksegi just nimelt sellist ehtsat, rikkumatut, millegagi segamata ja ka lahjendamata piima, mida vajavad äsja sündinud, vastsündinud lapsed, selleks, et kasvada. Ja mida nad saavad oma ema käest, nii nagu meie oleme selle Jumala sõna piima, selle vaimuliku toidu saanud oma ema kiriku käest, kelle Kristus on rajanud ja kes on Kristuse ihu. Aga mulle väga meeldib see pilt, mida Peetrus siin kasutab, just selle poolest, et ma olen ise näinud, kuidas need äsja sündinud lapsukesed, imikud seda piima mitte lihtsalt ei igatse, nagu meie viimases tõlkes, mulle tundub, et see ei ole kõige õnnestunum, vaid himustavad, nii nagu varem öeldi, või ihaldavad selle järele, janunevad. Kuidas siis, kui see imik, see väike laps tunneb, et ta kõht on tühi, kuidas ta hakkab
otse kui instinktiivselt otsima oma ema rinda ja kui ta seda endale kohe suhu ei saa, siis annab ta oma vajadusest õige pea väga häälekalt teada. Ma usun, et paljud teie hulgast on seda kuulnud ja näinud. Vaadake, selline nii intensiivne, nii enesestmõistetav, nii vahetu peab olema meie janu, meie ihalus selle vaimuliku roa järele, Jumala sõna järele, mille läbi me oleme uuesti sünnitatud ja mis ei ole midagi muud kui rõõmusõnum Jeesusest Kristusest, meie issandast ja õnnistegijast, kes on meie eest kannatanud ja surnud, kes on surnuist üles tõusnud ja läinud oma isa kirkusesse, kes on meid oma püha ja kalli verega lunastanud, meid vabaks teinud, vabaks patu, kuradi ja surma orjusest, vabaks selleks, et me võiksime panna maha kõik kurjuse ja silmakirjatsemise ja kavaluse ja kadestamise ja mis tahes muud pahed. Tema on seda teinud ja see on see sõna. Ja see ongi see pääste, mille poole me oleme kutsutud kasvama. Et te selle varal kasvaksite pääste poole, kui te olete tunda saanud, et issand on helde. Võiksime tõlkida ka, et issand on hea. See on viide Vanale Testamendile, psalmile, kus öeldakse, et tulge ja maitske või tulge ja tundke, et issand on hea. Ta on tõesti hea. Oma headuses on ta meid loonud, oma headuses on ta meid lunastanud, oma headuses ta uuendab ja pühitseb meid ja valmistab meid igavese elu tarvis. Ja ta tahab meile kinkida midagi niisugust, mida me ei suuda praegu veel kujutledagi. See vaimulik toit, mida me praegu vastu võtame, see Jumala sõna, see usu sõna, mille varal me kasvame, see on juba ise osa sellest uuest, sellest heast, mida Jumal meile kingib. Aga see on alles algus. Me alles kasvame selle pääste, selle täiuse poole, selle lõpliku eesmärgi poole, milleks me oleme loodud ja milleks Jumal on meid valmistanud ning valmistab jätkuvalt oma püha vaimu andide abiga, oma armuvahendite abiga, eeskätt oma sõna ja Kristuse püha ihu ja vere sakramendiga. Jumal on hea, Jumal on helde, ta on täis armu ja halastust. Ta on andnud kõik meie heaks, ta on teinud kõik meie heaks. Meil ei ole vaja selles kahelda. Ainus, mida meil on vaja teha, on lasta lahti kõigest sellest, mis meid Jumalast ja tema armastusest lahutab. Pöörata selg, jätta otsustavalt maha kõik kurjus, kõik see, mis on vastuolus nii Jumala tahtega kui ka meie enda tõelise Jumala poolt loodud olemusega, meie kutsumusega. Jumal ei taha, et me jätkaksime, nii nagu inimkond on patulanguses saadik siin langenud maailmas elanud otse kui ühes pisarate orus. Jumal tahab, et me saaksime tõepoolest uueks, et me kasvaksime uute inimestena, tema lastena ja võtaksime vastu selle igavese päranduse, mis on meie jaoks taevas tallele pandud.